Ma üritan teha siis väikese võrdluse sellest, mida me kuulsime ja siis mõtestada, kus asume meie sellega võrreldes. Tuleme tagasi fakti juurde, et Eesti ei asu Põhjamaadest kaugel ja see Põhjamaa vaim on tegelikult kuskil inimeste sees. Inimesed käivad välismaal tööl, ennekõike Norras, Soomes, Rootsis ja tulles tagasi nad tegelikult nagu hindavad midagi seal, midagi, mitte ainult raha, mingisugust asja, mille kohta nad ütlevad, me tundsime ennast selle inimestena. Ja see on see, mida nad igatsevad ka siin, ehk siis see põhjamaine vaim on kohal. Kui me vaatame palgatasemeid, võrdleme ülejäänud Ida-Euroopaga, me oleme kõik kaugemale jõudnud Ida-Euroopas ja me asume tegelikult ka palgaliselt, eks ju, kuskil Ida ja Põhja vahel. Nii et see on nagu see fakt, kus me täna asume, nii et midagi on meile jõudnud, aga miski on veel vana. Samal ajal kuskilt tuleb ka see Ameerika vaimustus, et aga kui meil oleks üldse, siis meil oleks kõik aega. Et see on võib-olla see, mida nagu töötaskond või laiem ühiskond tegelikult päris lõpuni ei mõista, kui seal jah, ta on ka pildil. Et kui meil see küsimärk oli alguses, et kas Ameerika, Põhjala või Ida-Euroopa, et ilmselt see üks miks tuleb siin. Ja mingi miks juba on olemas ka, aga kas ta on parim miks, seda üritan parim mõistatada. Sotsiaalpartnerid, iseenesest mõista sotsiaalpartnerid on väga selge, eks ju, Norras on LO, NHO ja mõned teised konföderatsioonid seal ümber, eks ju, aga see on täpselt sõnastatud sotsiaalpartner on see, kes sõlmib lepinguid ja vastutab lõpptulemusest. Et kui meid siin pandi paar päeva tagasi või nädal tagasi ühte uudisesse, kus siis Justiitsministeerium oli võtnud kokku, kes on kõige mõjukamad lobistid, siis kõik meie sotsiaaldialoogi kohtumised oli, eks ju, mis me oleme kohtunud lõputult, kõik oli seal loetud lobismiks, aga see oli midagi palju enamat. Me tegelikult seal leppisime asju kokku, mis kestsid läbi parlamendi ja kestavad edasi pärast. Ehk siis see ei ole lihtsalt lobimine, vaid see on tegelikult vastutuse võtmine. Ja see on tegelikult Eestist natuke hakanud ka rohkem juhtuma, kes kõik on eelistatud kaubanduskoja eest, sellepärast, et ta tegelikult sõlmib ja vastutab nende lõpplepingute eest. Tahaks saada sotsiaalpartneriks ka väikeettevõtete assotsiatsioon tingimusel, et ta aktsepteerib, et on olemas ometinud tingimusel, et sõlmitakse kestvaid lepinguid ja need ka peavad lõpuni ja vastutatakse selle lõpptulemusel. Ehk siis see tegelikult Eestis on juurdumisel. Ja tõesti vahe on sellel lobiorganisatsioonil sotsiaalpartneril. Tõsi on see, et mis takistab ja mis toob meile nagu tagasilööke jätkuvalt on see, et mõlemad pooled on vähem esindatud. Meie tasemed küll on teatud sektoritesse 70% ja 90% juures, kui ma viitan siin ulvile tervishoiust, eks ju, või haridusele või mõnele muule sellisele või transpordile, kus on ka väga kõrge esindatud. Aga üldpilt on see, et puhtalt arvulist nagu esindatust ei ole, kuigi mõlemad pooled on selles mõttes esinduslikud, et katavad väga erinevaid valdkondi. Meil siis pangandusest, akadeemiast lõpetades IT-st, lõpetades teises otsas kõige lihtsamatu töödega, et see katvuse arusaamine nagu tööturust on võimalikult lai ja ma olen üks aastat arendanud, kus neid ei ole, me teame, et neid ei ole, seal me ka siis vastavalt arutame ennast informatsiooniga, et olla täiskattega partner. Nüüd sellega minu arvates on, kuidas tagasi? Et sellega on minu arvates suhteliselt hästi ja liikumine õiges suunas ja ma arvan, et me peame aksepteerima ka teisi sotsiaalpartnerid tulevikus, aga see võtab aega, kuni nad sinnamaani kasvavad. Aga ma arvan, et praegu oleme seda tööd teinud suhteliselt hästi ja suhteliselt ka seda jätkanud. Nüüd ajalugu, jah, see 120 aastat ja siis põhjani täiuslikuks arendatud süsteem, meie vaatest täiuslikuks on nagu see pilt, eks ju, kuhu ma ei tea, mina oma unenägudes olen suhteline nagu liikuma ja unistustes, aga ütleme ausalt, et see ei ole nagu ühe põlvkonna töö. Katta ära seda 20 aastat ega kui kahe põlvkonna töö. Meil on siis vastu panna 32 aastat alates 90. aastast umbes, kui ametund keskloodi ja alustati sellist
kodumaist kapitalistlikku dialoogi. Ajas on olnud auklik, on olnud tõusud mõõnad, on olnud 16 aastat, kus peaministri tasemel läbirääkimisi peetud, nagu mõnes mõttes nagu selline, ta ei ole nagu lõppotsustav, aga ta on märgiline. Kui peaministri tasemel ei ole seda aktsepteerimist, et meil on partnerid, kes otsustavad teatud asju, siis see näitab ka seda, et tegelikult seda usaldust ilmselt ei ole. Aga jah, see taastamine millest oli juttu 2018, 2019, 2018 peaministri tasemel, 2019 töö- ja tervishoiuministri tasemel on meil muidugi olnud ka vestlusi siseministriga, ettevõtlusministriga, rahandusministriga, ehk siis tegelikult see kontakt, kolmepoolne kontakt on tegelikult läinud sügavamaks ja kvaliteetsemaks. Nüüd küsimusse see ulatuses, mida me silmas pidasin, kus seal me näeme, et pildis jookseb paralleelselt kogu aeg ka see kohalik tase, kohalikust tasemel ja ka üleval, eks me eristame kahte momenti, üks on siis see puhas tingimuste kauplemine ja teine siis väärtusloome, ühine väärtusloome, siis meil see väärtusloome moment on tegelikult jäänud natuke nagu tagaplaani. Et me kuidagi tuleme ikka veel, näitan üldse slaidi, pakun oma mõtte, miks see nii on, et me ikkagi kaupleme ainult nende tingimust üle, üks puhkepäev juurde või palka nii palju juurde, aga kuidagi see teine pool areneb aeglasemalt, mida Rolf just ütles, aga ma kuulan ära, sest meil on nii palju informatsiooni. Tegelikult ma olen ise kogenud ja juurdutanud seda kaasamist või seda osalemist, ja see on hämmastav tõesti, missugusel tasemel tegelikult see vestlus vahel. On see Elion, kus siis palka ei olnud võimalik tõsta muidu, kui 2 firmat oli kokku panna, Elion EMT, mis tegelikult oli nagu vestlusel töötajate poolt välja pakutud idee, mis oli see kuskil juhtkonna sulenud, aga see legitimeeriti viisil, et töötajad ise pakkusid see idee välja, et võiks nii teha ja siis on nagu minna järgmisel tasandile. Või on see mingisugused bussijuhid, kes ütlevad firma juhile, et kuule, et seeliin on kahjumis, seeliin on nagu, seal on paha vasakule ja see on, mida peaks kasvatama. Ehk siis nagu operatiivtasandi nagu informatsioon, mis on hädavajalik selleks, et firma tegelikult lõpuks oleks nagu efektiivne. Ja me rääkisime protsessidest ja Eveli näitas siin saigi, kuidas me tööandjad tunnustasime ja tegelikult mitte ainult tööandjad, vaid mõlemaid partnereid. Siis see oli Ensto, kus me näeme täna väga sellist tõhusat, kus päriselt käiakse nagu need tootmisprotsessid läbi koos selle pilguga, et oota, kas see on nüüd tõhus, kas see paiskamine, et kas see on ka nagu töötajale ütleme siis piisavalt mugav, et anda oma parim, eks ju. See koostöö on tegelikult täpselt sama, pitsa küpsetamise faasis on väga tähtis. Ja ma oma pealt kinnitan, et tegelikult meie inimesed enamuses hindavad oma tööandjaid, nad on tõenäoliselt kõige lojaalsemad selle tööandja töötajad, kes ametlikult tegutsevad, nad ei taha seda firmat jätta, nad tahavad, et sellest firmas võib kõige parem töötada ja see eeldab seda, et firma teenib hästi ja esimesel majakas ja üks muutus. Nii et osalemiskultuur riiklikul tasandil hea sektorites harv. Ühesõnaga, me näitame riigi tasandil eeskuju, aga meil ei tule veel see ülejäänud järgi. Meie idee oli see, et me näitame, et see eeskuju hakkab rohkem juurduma, et on juurdunud tegelikult. Me näeme sektorites järjest rohkem, metsandus või mingi muu valdkond, kus on ühishuvid ja tullakse sellega ühiselt välja ja ollakse valmis kokkulepet sõlmima. Aga veel rohkem on seda vaja kohalikul tasandile, kus igas ettevõttes tegelikult see organiseeritud. Külli on siin Enstost. Külli on usalduseks. Ehk siis see kõik on konflikti lahenduseks huviküsimustes on just sotsiaalpartnerlus, aga siis juriidilistes küsimustes on teised kanalid, kus töövaidluskomisjon töötab teatud tasemeni hästi, kui see läheb, kui seda ei aktsepteerita, siis see vaidlus kokku riigi väga pikaks, mitmed ametlikud kasutavad selle asemel siis seda streigijõudu või aktsioone, et ka neid juriidilisi küsimusi lahendada jõuga. Jah, et see on nagu
faktiline põhjus on sellele, et kui sul muidu pead hagema 100 korda eraldi, iga töötaja eraldi ja sul on võimalus selle asemel teha jõuline käik ja firma korraldusel, siis seda oleks. Nii, Eesti palgakujundus, domineerivalt individuaalne turupõhine, see on see koht, kus me oleme Ameerikas. On ametlikult, on valdkonnad, kus see toimub läbirääkides ja toimetades, aga valdavalt on see turupõhine ja mida siis tegelikult annab. Ehk siis ma väidan, et kui ütleme, nokakad olid sellises inflatsiooni lõngas, nii palju kui nad palka tõstsid, nii palju kui inflatsioon seda ära sõi, ja nad avastasid seal 10-11 aasta möödudes, et uksed nagu midagi ei ole muutnud, siis tegelikult meie oleme täpselt samas olukorras, lihtsalt see turg teeb seda tööd ise. Ja me ei ole kindlad, et see tegelikult on kaetud nende võimega konkureerida eksporditurul. Ehk siis vaba turg ei tea alati kõige targemad otsuseid, ma kardan, ja see on nagu, see on see vaidlus, see küsin äkki õhus, et kas me peaksime liituma äkki selle sirge joonega, mis algab ülevad Norrast ja lõpeb all Austriaga, mille mõnetakse koordineeritud turumajanduseks. Me näeme, et tööandjad oskavad seda hinnata seal ja mulle tundub, et nagu välisvaatlused, need on ennast Euroopa majandusel kõige tugevamad majandused. Nad ei ole vabad, täisvabad, nad on koordineeritud, nad on täpselt mingid skeemid. Milleni viib muidugi see individuaalne turupõhine töötajate ebaühtlane kohtlemine, me saame telekomi firmast, pangast, saame siis ülevaateks tööperede lõikes, sama tööd tegevad inimesed palgavahe 2 korda. Me loomulikult läheksime sisse, siis mahupsime sisse ilusasti ka see kõik palgalõhed võimalikud, rahvuselised, vannuselised, soolised. Ehk siis see turult ostad, eks selle inimesse saad ja ups, on kohtlemine saanud, ja võtsid kohtumistele. Ehk siis see mõte, et ma nagu oma palgasüsteemi olen kellegi läbi arutanud ja selgitan, kuidas see asi asetub on, et see mõte on uus. Ja ma kardan, et puhta Ameerikaga me tegelikult sellist euroopalikku võrdset kohtumist ei ole võimelised saada. Nüüd kollektiivselt sõltub läbirääkija organiseerimisastmest, meil ei ole seda süsteemi, et me nagu kuskil tervishoius või õpetajatega või päästjatega või transpordis kuidagi nagu jälgiksime seda pilti, et ups, et kas see majandus nüüd püsti püsib. Meil ei ole seda vastutust. Ei küsi, et kas tööstus suudab sammu pidada, eksportiv tööstus. Ehk siis see vastutusvabadus, ja me naudime seda, ja see tegelikult meil kasuks ei tööta. Ehk siis kõige tugevamad võtavad selle teema, et kui vaatame, et kellel on nagu kõige ühtlasemalt see palk tõusnud, kõige soliidsemalt, siis korreleerub sellega, kus on kõige suurem organiseerituse tase. Üldiselt ametiühingutel keskmiselt on nagu palgatase pigem ülemises palgapooles, palgaturu ülepooles, siis kui vahel kuulatakse, et kesklitel on nagu miinimumpalka, siis see on see solidaarne tegevus või taustaloomise tegevus. Meie liikmeskond on teises kohas, liikmeskond vahel protesteerivad, miks te nõuate miinimumpalka, see sööb ära meie valdavus. Et meil on sellised arutelud sisemad, ma tean, et Ida-Virumaal me näiteks oma petitsioonil allkirju ei saa, sellepärast, et nad põhimõtteliselt ei toetas. Nad tahaksid ise selle palga endale koju tuua. Ja risk on siis stagnatsiooniks või konkurentsivõime kadumiseks. Ehk siis minu suur küsimus on see, et kas Eesti näiteks tööstuse digitaliseeritus, automatiseeritus on ikkagi seal maal, kas see tootlikkus on seal maal, et tegelikult olla näiteks Kesk-Euroopast 50% palkade sees. Millal me jõuame selle vestluse juurde, et mida peaks me tegema, eks ju, selle produktiivsuse osas. Ehk kui IMF tuli kogu aeg meie juurde selle pressiteatega, et Eesti palgad kasvavad liiga kiiresti ja me näitasime neile konvergentsi nurka 6% aastas, selleks, et kunagi üldse jõuda kuhugi kellegagi võrdsele tasemel. Siis lõpuks nad tegid oma pressiteate ümber, ütlesid, et tootlikkus kasvab igaegselt. Ja see meie üleskutse on siis tegeleda tootlikkusega usalduslikult.
Nii, ja ma võtsin siis selle noga ülemise selle graafiku ja üritasin seda kuidagi Eesti osas mõtestada. Meil ei ole tööandjatega basic agreement'i või niisugust põhi nagu arusaamist, kuidas asju ajada. Me ajame asju, aga meil on nagu see võib-olla korralikult mõtestamata, kirja panemata. Ja ei ole ka täpselt need koostöövormid, natuke on ikkagi veel toores või värske. Võib-olla me peaksime sellega tegelema, võib-olla on see liigne nagu ajakulutus, võib-olla see tuleb iseenesest mingil hetkel. Aga mis on siis mille ma toon välja, et ühine pingutus edendada tööpaika ja ettevõtet mingil tasandil on olemas, aga ta ei ole piisav. Ja minu küsimus on see, et kui usaldus on väiksem ja läbipaistvus on väiksem, et kumb on põhjus, kumb on tagajärg. Kas see, et me ei tegele väärtusloome koos, vähendab usaldust või see, et usaldust ei ole, see tuleb siit punase poole pealt, viib selleni, et me ei suuda väärtust koos luua ja neid protsesse, ideid, informatsiooni adekvaatselt piisavalt kasutada. Mis siin punase poole peal on, mida ma olen kogu aeg rääkinud, on see, et kui pooltel ei ole ruumi läbi rääkida, siis tegelikult seal ei sünni ka mõistlikke kokkuleppeid. Kui sulle ütleb seadus ette täpselt, kuidas esitada sahamehele töögraafik kuu alguses, siis ei ole veel meelest rääkida. Ehk siis tegelikult on nagu, ja see, mida ka võib-olla narrakad välja tõid, et sul jääb veel isegi raha jagamisel, jääb sul nagu see viimane ots sinna koha peale, et sa ei tea, kuidas ettevõttel konkreetselt läheb, mis tema seis on, mis tema plaanid on, et sa jätad selle kolmandiku sinna nagu selliseks mänguruumiks, siis töötingimused panna ära ühtlaselt kõigile ühe seadusega nagu oluliselt vähem kui Lukašenka, aga siiski väga oluliselt määral, siis tegelikult on see, et meil ei ole juba autoga muud rääkida kui seaduse muutmisest ja siis ei ole sektoritel rääkida muust kui seaduse muutmisest ja siis ei ole kohalikul tasandil üldse millestki rääkida. Endale koju tuua. Ja risk on siis stagnatsiooniks või konkurentsivõime kadumiseks. Et siis minu küsimus on see, et kas Eesti näiteks tööstus ja digitaliseeritud automatiseeritus on ikkagi seal maal, sest see tootlikkus on seal maal, et tegelikult olla näiteks Kesk-Euroopast 50% palkade sees. Millal me jõuame selle vestluse juurde, et mida peaks me tegema, selle produktiivsuse osas. Kui IMF tuli kogu aeg meie juurde selle pressiteatega, Eesti palgad kasvavad liiga kiiresti. Me näitasime neile konvergentsi nurka 6% aastas, selleks, et kunagi üldse jõuda kuhugi kellegagi võrdsel tasemel. Siis lõpuks nad tegid oma pressiteate ümber, ütlesid, et tootlikkus kasvab iga aegselt. Ja see meie üleskutse on siis tegeleda tootlikkusega ulatuslikult. Nii, ja ma võtsin siis selle noga ülemise selle graafiku ja üritasin seda kuidagi Eesti osas mõtestada. Meil ei ole tööandjatega basic agreement'i või põhi nagu arusaamist, kuidas asju ajada. Me ajame asju, aga meil on nagu see võib-olla korralikult mõtestamata, kirja panemata. Ja ei ole ka täpselt need koostöövormid. Natuke on ikkagi veel toores või värske. Võib-olla me peaksime sellega tegelema, võib-olla on see liigne nagu ajakulutus, võib-olla see tuleb iseenesest mingil hetkel. Aga mis on siis mille ma toon välja, et ühine pingutus edendada tööpaika ja ettevõtet mingil tasandil on olemas, aga ta ei ole piisav. Ja minu küsimus on see, et kui usaldus on väiksem ja läbipaistvus on väiksem, et kumb on põhjus, kumb on tagajärg. Kas see, et me ei tegele väärtusloome koos, vähendab usaldust või see, et usaldust ei ole, see tuleb siit punase poole pealt, viib selleni, et me ei suuda väärtust koos luua ja neid protsesse, ideid, informatsiooni adekvaatselt piisavalt kasutada. Mis siin punase poole peal on, mida ma olen kogu aeg rääkinud, on see, et kui pooltel ei ole ruumi läbi rääkida, siis tegelikult seal ei sünni ka mõistlikke kokkuleppeid. Kui sulle ütleb seadus ette täpselt, kuidas esitada sahamehele töögraafik kuu alguses, siis ei ole millest rääkida.
Ehk siis tegelikult on nagu see, mida ka võib-olla Norraka välja teed, et sul jääb veel isegi raha jagamisel jääb sul nagu see viimane ots sinna koha peale, et sa ei tea, kuidas ettevõttel konkreetselt läheb, mis tema seis on, mis tema plaanid on, et sa jätad seda kolmandikku sinna nagu selliseks nii-öelda mänguruumiks, siis töötingimused panna ära ühtlaselt kõigile ühe seadusega nagu oluliselt vähem kui Lukašenka, aga siiski väga oluliselt määrab, siis tegelikult on see, et meil ei ole juba autoga muud rääkida kui seaduse muutmisest ja siis ei ole sektoritel rääkida muud kui seaduse muutmisest ja siis ei ole kohalikul tasandil üldse millest rääkida. Ainuke asi, mis jääb laual on palk, mis on kõige konfliktsem teema üldse. Ja kui sa ei ole osalenud selles väärtusloomes, siis õigused seda palka kiiremini. See on see probleemistik. Ma ei ütle, et kõik on halvasti, ma ütlen, et see on see koht, kus see võib-olla pinge praegusel on. Nii et minu prognoos praegusel hetkel on see, et kõigi ametiühingud on vältinud töölepingu seaduse suurt avamist, siis minu hinnangul me ei pääse sellest järgmises parlamendi koosseisus. Aga me oleme tunduvalt julgemad, me ei tahtnud meile mütsi mäletama. Ja mulle tundub, et midagi selles vaimus tuleb meil otsustada. Ja kindlasti räägib kaasa ka personalijuhtide ühing PARE, kes on pakkunud seda, et me võiksime väga kiiresti liikuda põhjamaisuse süsteemile, kus seadus on väga väike ja kõik ülejäänud kokkulepetest. Siin on meie liikmetele vaja ilmselt mingisugust julgustust, et need kokkulepped ka päriselt sünnivad. Aga mulle tundub, et see diskussioon siit edasi on vabastada ruumi sektorite ja ettevõtete tasemel kokkulepet sõlmiseks. Nii, see on mingi. Ühesõnaga, nagu näete, mina Ameerikat ei armasta. Ikka liigun väikses Põhjamaa kooli liigun küll ees. Aga jah, kunagi ma suhteliselt plakaati teha, kui ma veel tantsuse tegesin, aga vana higi ma tahaks, et elad natuke kokku jääks Ida-Euroopa jalg ja